nii, 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 tere, tere,
hommikupoolikut, esmaspäeva hommikupoolikut, kes on meil täna siin Facebookis laivis ja tere hommikust õhtust päevast sulle, kes sa kuulad, vaatad meid järele, kus iganes kanalilt sa siis seda vaatama ja kuulama juhtud. Tere tulemast vestlussaatesse Tunne Inspiraatorit, kus me tutvume vägevate ning põnevate inspiraatorite ning nende tegemistega. Me elame imeliste inimeste keskel, kellest igalühel on oma lugu rääkida ning kes pakuvad midagi, mida keegi just praegu vajab. Aeg on need inimesed varjust nähtavale tuua, et nende toimetamised just nende inimesteni jõuaksid. Ja see ongi Tunne Inspiraatorid vestlussarja eesmärk, teha nähtavaks inimesed, kellel on maailmale palju pakkuda, aga keda suurem osa inimestest veel ei tea. Tänane külaline on keegi, kes on käinud ära täiesti põhjas, kus polnud enam mitte midagi, ei tundeid ega mõtteid. Aga see ei takistanud teda. Ta tõusis tuhast ja nüüdseks jõudnud selleni, kus kõik on võimalik ja elu on imeline. Järgides oma hinge kutset on ta täna missioonil olla teejuht inimestele, et avada nende südamed, uksed avada nende südame uksed tõelise õnneni ja imelise eluni, kus päriselt kõik siin elus on võimalik. Tere tulemast saatesse ettevõtte Kogemus ja Elamus OÜ asutaja ning enesearmastuse ja õnneliku elu coach, koolitaja Maris Tammet. Tere kõigile! Tere, Maris! Lugedes sinu siin juba seda tutvustust, et nagu täiesti põhjas ärakäimine, kus enam mitte midagi nagu ei olnud enam mitte midagi järgi. Et juba see, kui ma seda lugesin, see juba andis aimu, kui põnev vestlus meil võib täna tulla. Ja kui inspireeriv see olla saab, et käia ära nagu kuskil täiesti augus ja tulla välja ja saada selleks, kes me täna oleme. See on ju see, mis meid inspireerib. Ja ka samas me kõik kogeme seda, et me saame aru, et me kõik oleme inimesed, et kõik ei ole näiteks, sest me enamasti näeme inimesi kuskil tipus, kõigil on ju hästi, aga me ei näe seda, mida nad on kõik läbi selle nimel käinud. Ja sellepärast me siin seda saadet ka teeme, et saada teada, kes on see inimene selle toote, teenuse, ettevõtte taga, mis on tema need väljakutsed elus olnud. Et ma arvan, meil tuleb täna sinuga üks vägev vestlus. Mis su enda mõtted tunded on? Ma arvan, et väga huvitav tuleb see tõesti, et sihuke põnev, mida inimestel tasub siis kuulata kindlasti. Aga lähmegi siit siis ajast tagasi on ju sellesse perioodi, kus siis kõik oli kadunud, aga lähme natuke veel enne seda. Milline oli su elu enne seda? Sest et tavaliselt on see, et mingid asjad meid viivad sinna kuskile, kus tuleb see põhjaminek. Sest mingid punktid jooksevad kokku ja siis võetakse meil nagu vaip alt ära, davai, mine nüüd hüppa sinna muda sisse. Et mis oli enne sinu elus toimus? No tegelikult sinna minu puhul viis siis pea 20 aastat igasuguseid olukordi. Aga et võtta kiiremini kokku see, siis ma toon suuremad põhiasjad välja. Ühesõnaga, ma olen kogenud siis läbi 12 aastat koolikiusamist, nii vaimset kui füüsilist, kus ma siis kuulsin igapäevaselt, kui kole ma olen, kui loll ma olen, ma ei oleks võinud sündidagi siia ellu ja kõik veel julmad sõnad, mis siis tegelikult viis välja mind selleni, et need sõnad, mida teised ütlesid, said minu enda sisekõneks. Ja tulevad külaärinad peale täitsa. Et muutus see siis minu enda sisekõneks ja enda sisekõne oli veel julmem kui see, kui keegi teine ütles. Ja sellega siis ma üritasin olla siis kogu aeg keegi teine. Sobituda kasti nii-öelda, jah? Jah, sobituda kasti, olla, ma siis muutusin nagu kameelioniks, ehk siis ma olin igas olukorras, iga inimesega
siis vastavalt sellele inimesele või noh, soovile siis, et millist tema tahtis näha, sellist Marist ta nägi. Millega ma siis ühel hetkel kaotasin ära täiesti iseenda, sest mul oli neid kõiki teisi värve, aga kes ma päriselt olin, see ju ei olnud lubatud. Ehk siis ma pressisin selle siis sügavale enda sisse ära. Ja tänu sellele tekkis siis veel suurem konflikt iseendaga, sest ma ei olnud mina ise. Ma olin keegi teine kogu aeg ja sellega ma panin ka kõiki teisi endast ettepoole. Ma ei väärtustanud ennast. Ma lasin ennast kohelda nagu jalamatti ja väga palju muud. Ja siis lisaks ma olen hästi vahvaid siis suhteid läbi teinud, kus ma olen kogenud siis petmist, reetmist. Minu asemel on valitud keegi teine. Sõprusseltskondades olen siis kogenud sellist noa selga löömist. Ja ma olen siis tervisega hädas olnud, ma olen kokkukukkumisi olnud, siis olen meeletute peavaludega olnud, migreenihoogudega. Siis veel lisaks olen saanud alaseljapõrutuse. Ja mulle on öeldud, et ma olen simulant, et mul ei ole midagi viga, et ma ise mängin. Okay. Ja nüüd tulles siis sinna lähedale, siis mis juhtus täpselt siis enne veel seda täpselt perioodi, kus ma lendasin põhja. Lähme korraks, sest kogu see teekond on juba selline, ma tahaks isegi seal natukene, sest et see on see, mida me nii palju inimestena kogeme. Ma arvan, et me võiks selle natuke isegi rohkem peatuda. Okay. Just need märgid, see on nii paljude inimeste reaalsus, kus me müüme ennast nagu maha. Ja sa rääkisid, et suhtes sind peteti, kuigi sa ju andsid endast parima, sa olidki teise inimese meele järgi, kuulates see, mis sa ennem rääkisid, et sa olid kameeleon. Ja see ongi see, et kuna me ei väärtusta ennast, me tõstame teise nii kõrgele, et ma olin ju nii hea inimene, ma olin ju tema jaoks kõige parem, miks ta minuga niimoodi käitub, on ju? Jah, just. Aga see ongi sellepärast, et sest me ei väärtusta ennast, siis ei väärtusta ka teised mind. See on nagu nii oluline ja see on nii levinud muster. Ma olen ju tema jaoks kogu aeg olemas, ma teen tema jaoks kõike, ma olen tema jaoks nagu mida iganes ja miks ta mind ei armasta, miks ta minuga niimoodi käitub, on ju? Ja sealt tekib ohvri roll, kus mina olen ka olnud ja mitte vähe, et tekibki inimestel see ohvri roll, kus sa hakkad süüdistama teisi ja kõik teevad sulle haiget. Just. Aga kui ma ise ei oska ennast väärtustada, siis ma lasengi ennast kohelda selliselt. Ma olengi see jalamatt, sest ma ju ise ei väärtusta ennast. Kui ma väärtustan ennast, siis ei saa minust ka jalamatt. Just. Et jah. See on nii oluline nagu täheldada nende kahe asja erinevust. On see, ütleme, ennast esile tõstes egoistlikult lihtsalt nagu teisi maha surudes, aga ennast väärtustes enda klaasi täites. Et ongi inimesed mõtlevad, et ma oleksin hea partner, siis ma teen teise jaoks nagu kõik, mis ta tahab. Siis tegelikult sa teed vastupidise teene just. Sest sa müüd ennast maha ja siis teine inimene ka kaotab sinu vastu igasuguse huvi. Ja siis ta lähebki sust eemale ja siis imestame, miks ta ära läks. Aga kui me väärtustame ennast ja sealt nüüd särame ja selle säraga panustame suhtesse, vaat see on juba midagi muud. Just. Ja ma tooks veel juurde selle, kuna me suhtest rääkisime, siis tegelikult on see, et kui sa väärtustad ennast, siis sa ka tõmbad oma ellu tegelikult selliseid inimesi, kes siis väärtustavad sind. Just. Ehk siis ei teki neid olukordi, et keegi petaks sind või reedaks sind, sellepärast et see inimene väärtustab ka sind. Just. Kohe lähme siit edasi, kui ma toon ühe asja, mis mulle meeldib alati tuua näitena, mis sa tegid, on ju see kameeleoni olemine, see, et meeldida sinna teistele. Mida me nagu teeme tegelikult on see, et igaüks ütleb, et näed, sa pead olema selline, on ju, siis teine ütleb, et sa pead olema selline, ehk siis pannakse nagu, mulle meeldibki öelda nagu hinnangute kast, et ma mahuksin sinna kasti, igasse kasti, ühte kasti mahtumiseks ma lõikan ära käe, teise ma lõikan teise käe, siis ma lõikan jalad ära, siis ma olen lihtsalt selline tomp kuskil.
ja see ongi see, kuidas enamus inimesed elavad, et olla lihtsalt kellegi meele järgi. See on jõhker rets vägivald enda vastu tegelikult. Mis sind nagu valdas sellel hetkel üldse, kui sa seda kõike tegid, seda kameeleoni, kas nagu kuidagi, ma mõtlen, kuidas su enesetunne selle juures oli, kui sa isegi nagu said teistest mingit tähelepanu ja tunnustust, kas seda oli piisavalt, kas seda oli kogu aeg nagu, ma tahan veel ja veel, et seda väärtust, enda väärtust tõsta kuidagimoodi selle välise najal? Jah, seda tähelepanu ma otsisin tõesti, et saada nagu tunnustus, tegelikult see Just, kiitus ja tunnustus oli nagu see, sest ma ju ei olnud või noh, sellisena nagu ma olin, siis ma ei olnud kunagi piisav. just. Siit tuleb järgmine see uskumus on ju, et ma ei ole piisav. Ja siis sa nagu üritasidki teha kõike perfektselt. Üritasid olla kes kõigi jaoks meele järgi on ju. Ja sellega siis sa tegelikult või noh, kogu aeg tahtsid, aga samas sa ei saanud. Sa Sul ei olnud tundsid, kunagi et sellest piisavalt, on ju? jah, ei olnud piisavalt või siis sa said just vastupidist. Väga äge. Ja sellel ajal ma olin siis, jõudsingi sügavasse depressiooni, mida ma ju ei tunnistanud, sellepärast et Maris naeratas, näoga naeratas, kõik on hästi. See muster ka. Mina veel tegin selle ka, et ma kogusin kõik nende aastate jooksul, ma kogusin selle kõik endasse. Ühesõnaga, ma lõin kuskil, see oli 1. klassi lõpus, ma lõin enda sisse siis ühe kirstu, kes on näinud siis Harry Potteri seda Tulepeekri osa, on seal lõpus üks suur kirst, kus siis professor Moody on kinni. Ühesõnaga, selline kirst oli minu sees, kuhu ma kogusin kõik tunded, emotsioonid, kõik olukorrad, kõik valud, kõik selle osa, mis ei sobinud, mis oli valulik, sest ma ei rääkinud. Ma lõpetasin rääkimise, ma kogusin kõik selle endasse ja lihtsalt elasid nagu selle pealt. Ja peale selle olin ma veel hästi empaatiline. Siis ma ei kogunud ainult enda asju, vaid ka kõigi teiste. Anna oma mure mulle, ma tegelen ise. Tahaksin kohe, et kes tunneb natukenegi ära seda, et oleks äge, lihtsalt kommenteerige, et ma olen olnud samas olukorras, ma olen ka seda teiste meele järgi olemisel ennast siis tahaplaani jätnud, et seda oleks nagu äge kuulda siin kommentaarides ka, et jagage. Ma usun, et see puudutab nagu enamus inimesi, väga paljusid. Ja see, mis sa tõid ka, et see naeratav, on ju, et minus ei ole, ma ei ole ju, olengi selline särav ja kõik, mis ei ole sellega kooskõlas, vaata, sa loodki selle pildi, et ma olen ju teiste jaoks, ma olen see särav Maris ja ma olen see ja too ja kõik, mis sellega ei resoneeru, vot see lähebki sinna kirstu kohe, on ju, sest see pole minu osa, see pole mina, see on mingi vale asi, see pole mina olen ju kogu aeg see lõbus ja kõik see. Kõigi jaoks olemas ja alati siis abivalmis. Isegi kui ohverdad absoluutselt kõik muu, paned pausile kõik oma siis endale jaoks olulised asjad, ma ei tea, kas või töö tegemine või õppimine või mis iganes see on. See lendab koheselt käest, et minna ja olla. Ja kuhu see siis kulmineerus lõpuks kogu see, sa hakkasid juba sellest depressioonist rääkima, et sa vajusid sügavasse depressiooni. See viis mind täiesti depressiooni. Minu jaoks oli igasekundilised enesetapu mõtted, et olid nagu minu sees, millest siis enamus ei teadnud. Ühel hetkel, kuna ma oskasin nagu läbi silmade inimeste hingepõhja näha, siis ma nägin nagu teiste inimeste valupunkti, nägin siis nende potentsiaali ja kõike nägin ma läbi silmade teiste puhul. Ja mingi hetk ma mõtlesin, issand, kui mina suudan seda teha, siis suudavad teised ka. Ehk ma lõpetasin täiesti inimestele otsa vaatamise, et nad jumala eest ei näeks, mis on minul siin sees. Palju mina siis kannatan, kui valus mul on, et keegi seda ei näeks. Päris karm. Ja siis tuleme nagu siia nüüd lõpupoole, sest
neid asju võib siin rääkida palju, jah, nii. korraks veel, sa Nii. rääkisid, sul on enesetapu mõtted, kas sa tegid ka midagi, et kas sa läksid vahest ka kuidagimoodi, olid juba valmis nagu tegema mingeid samme, on sul mingeid selliseid kogemusi ka? Ja, ma olen vist, ma arvan, 10 korda 20 aasta jooksul päriselt üritanud teha enesetappu, aga need ei ole õnnestunud. Ma olen siin. Vanasti ma mõtlesin ka, et mul peab ikka olema mingi 1000 kaitseinglit, kes on mind siis päästnud kõigest. Ja tänaseks ma siis tean, et mul tõesti on need kaitseinglid olemas, et nad on tõesti mind nagu toonud välja ikka väga paljudest kohtadest. Millised on sellised kõige lähedasemad surmale olnud need tegevused? Las ma mõtlen nüüd. No üks oli siis see, kus ma võtsin siis sisse ühed tabletid, mis on siis väga kahjulikud, mürgised, eriti veel siis, kui neid palju võtta, kus ma siis olin niimoodi, et ma toibusin nädal aega sellest. Et mul oli täiesti või noh, ma olin täiesti zombi. Et jaksu ei olnud, jõudu ei olnud, pärisesid üle keha ja tundsid, kuidas see organism meeletult võitleb, et pidada vastu. Kas keegi väljastpoolt seda ei näinud sa? Ei, sest ma olin väga tubli siis varjaja, näitleja, see kameeleon. Ehk siis vanemad ja mitte keegi nagu lähedastest inimest ei saanud aru, mis toimub? Kuna ma ju lukustasin täiesti ennast ära, sest algklassides ma veel rääkisin hästi palju, aga mis on põhiasi, näiteks kiusamistega, ei, nad on veel lapsed, küll see üle läheb. Et midagi ei muutunud minu elus, siis ma lõpetasin rääkimise ja see oli ka hetk, kus ma hakkasin kõik endasse koguma. Mu vanemad ei tea siiamaani näiteks isegi mingeid ekse või olukordi, mis ma olen siis läbi elanud. Tänaseks jah, nad on rohkem teadlikud siis sellest, mis päriselt koolis toimus ja palju mul neid enesetapu mõtteid oli, aga need, palju ma üritasin, nendest nad veel ei tea ja sellest koolikiusamisest sellisel kujul said nad ka teada siin, mis ta on siis mingi 2-3 aastat tagasi alles. Ja mõtle, kuidas see mõjub neile veel tegelikult, et ma ei teadnud, kuidas me vanematena ei näinud oma last, kes niimoodi kannatas. Me nägime ainult seda särasilmset Marist, kellel oli kõik hästi. Kuidas me vanematena niimoodi nagu alt läksime? Ja see võib olla nagu tegelikult ka päris paljudele vanematele ka omakorda selliseks laksuks, et tõmbab kuskile põhja. Kuidas sinu vanemad selle vastu võtsid? Kuna ma selle nagu seda suhtlesin ja rääkisin siis teistmoodi, hästi rahulikult ja mitte süüdistusena ja nagu põhimõtteliselt siis, kui ma seda rääkisin neile, siis ma olin rohkem neile toeks sellest kõigest, et nad nagu saaksid aru, aga samas nagu, et nad ei tunneks ennast niimoodi süüdi. Sest tegelikult nemad andsid samamoodi terve selle aja endast parima, nagu nad oskasid sellel hetkel. Ja samas ma ei saa neid süüdistada, kui ma ise lõpetasin ju rääkimise. Väga õige tähelepanek. Et enne, kui ma selle koolikiusamisega tegelema hakkasin, siis ma süüdistasin. Ja mul veel tekkis kodus see, et kuna vaata ma kõik ju endasse kogusin, siis tekkis mingi hetk, kui ma ei suutnud enam endas hoida seda, siis ma olin nagu tuumapomm, et kui keegi nagu torkis, ma ei tea, kas või mingi nalja viskas. Sa oled nii loll või nagu sihuke naljaga onju. Ja ma lendasin nagu tuumapomm, plahvatasin ja siis tõmbasid kiiruga kõik endasse tagasi. Aga mis juhtus? Selle asemel, et vanemad paneks tähele, et midagi on valesti. Laps otsib abi. Tal on mingi asi tekitab seda. Nemad ei osanud sellest aru saada. Ja ma sain pigem siis süüdistused
et mm, miks sa nii käitud, lõpeta ära, see ei ole normaalne. Ja siis tõmbasid veel sellega kõik endasse. päris Et, jõhker. Ja kus see et siis kulmineerus kõik? jah, et ma kindlasti soovitan, et alati nagu vaadata, kui laps käitubki, vahet ei ole, kas ta on siis ülirõõmus, et ikkagi kontrollida, kas kõik on hästi ja samamoodi, kui tekivad siuksed plahvatused. Vaadake sügavamale, miks see nii on. Enamasti tuleb peeglisse vaadata sellistel hetkedel tegelikult. Selles suhtes, et ma võin peeglisse vaadata, aga kui mul on klapid peas, siis ma ei näe sealt Jah, peeglist ma seda, tean, ma mida mõtlen, ma aga muidu see on see, et tavaliselt on see, et kui lapse vanemana on see, et meilt midagi, lapsed võtavad ju meilt hästi palju. mm. -hmm. Et siis meie see mingisugune, aga nagu sa välja tõid, vaata, me ei oska, sest et meil ei ole õpetatud vaatama teise nurga alt või nägema kuidagi teist perspektiivi ja siis sealt tekibki see teadmatus. Et noh, siin tuleb ka see vaata ohvrirolli teema ka, et hästi kerge on siis näpuga näidata teise suunas, mitte pöörata enda suunas, et minus on midagi või et ma peaks ennast muutma. Ei, tema tegi niimoodi. See on ju lihtne, ma ei pea vastutama. Jah, just. See ohvrirollist kõige nagu ja kõige raskem väljamineku asi ongi see, et ma pean hakkama iseenda elu eest vastutama. Oh no, see on ju kõige suurem vastutus üldse. Ei, ma pigem olen ohver, nemad on süüdi. Nojah, aga ütleme niimoodi, et tegelikult see oma elu eest vastutamine on palju kergem On, ja sest sa kontrollid. Palju ilusam on see elu kui see, kui sa oled ohvri rollis. Sest sina kontrollid oma elu, mitte sa ei ole teiste mängukann. Ja just. Aga lähme siis sealt nüüd edasi, kus see siis nüüd lõpuks kulmineerus kõik ja mis sealt sai? Lõpuks siis me jõuame siis 2018 aasta lõppu, kus ma olin Austraalias ja sain põlvevigastuse. Ja tänu siis sellele põlvevigastusele ma pidin tulema Eestisse tagasi. Minust jäi siis maha minu kaaslane sinna Austraaliasse. Mul oli plaanis, et ma käin siis, üritan põlve korda saada, siis ma lähen Austraaliasse tagasi. Ma tulin Eestisse, ma põhimõtteliselt vajusin ära siis voodirežiimi, sest mu põlv oli 3-4-kordne, mis meeletult valutas, jala peal olla ei saanud. Ja siis tuli see viimane, see plaks, nii. Sa rääkisid, sa vajusid sügavasse depressiooni. Kas see ka läks sellega kuidagi kokku või see oli samaaegselt enam-vähem, kui sa olid depressioonis ka tegelikult või depressioonis? Ma olen kõik see eelne, mis toimus, sealt algusest saadik olen ma olnud depressioonis. Okay. Ja siis see veel nagu võimendas seda depressioonis, see põlvevigastus, kõik see. Ma mõtlesin just, et see depressioonist sai tulnud tegelikult välja, et sa olid seal ja siis see tuli. Ja ma olen olnud siis pea 20 aastat depressioonis, mis on küll kõikunud, aga alati on olemas olnud. Aga siis ta läks veel hullemaks ja kohe jõuame siis selle selleni, kus siis lendas minul siis viimane piiskarikasse ja doominotükid siis kõik läksid, on see, et mind jäeti maha siis läbi Messengeri, nagu oleks lõpetatud ära töösuhe äripartneriga. Selline tekst tuli mulle Messengeri. Ja mis sind selle hetkel valdas? Sellel hetkel algul mul tekkis šokk täiesti, et mis just juhtus, et kus see tuli, sest 1,5 nädalat enne me suhtlesime, et ta tuleb Eestisse, me lähme tripile koos ja siis lähme koos Austraaliasse ja 1,5 nädalat hiljem sain ma lihtsalt Messengeri teksti ja sõna otseses mõttes, kui ma sellest šokist sain üle, siis minu ainus küsimus oli, miks ta ei saatnud seda Gmaili, sest see nagu reaalselt oli selline kiri, mis sa saadad nagu äripartnerile, et ma lõpetan töösuhte. Ja siis see ja siis ma sain natuke aega hiljem teada, et ta pettis mind, mis siis oligi see, mis lõi terve selle dominoefekti.
kus absoluutselt kõik, mis ma olen oma elus sinna kasti pannud, sellesse kirstu, ma ei pannud seda. see lendas korraga lihtsalt minu seest välja, mis siis tõesti viis mind punkti, kus ma ei tundnud midagi. Ma ei mõelnud mitte midagi. Ma olin nagu elus surnu. Et mu keha on, nii. Kuidas see nagu, ma mõtlen just, et vaata see moment, kui see välja tuli, et kuidas see sinust väljendus? Et see, et kui see kirst lendab lahti lendas kõik, et kas sa kukkusid nagu, ütleme, kas see väljendus mingit nutmises, vihas, mis iganes, või sa lihtsalt kukkusid lihtsalt kokku ja kõmm? Ja see kukkus kõik lihtsalt kokku, et sul oligi see, et sinu sees, see nii-öelda hing, mis sul on, see kustus. Okay. Et sul nagu oli see keha, mis nagu liikus, aga mitte midagi muud sees ei toimunud. Oligi see, et sa ei tundnud enam midagi, sa ei näinud midagi. Isegi kui sa rääkisid inimestega, siis sa ei saa nagu, su suu liikus, aga mis seal nagu taga toimus, mis enda sees nagu ei toimunud midagi. Et sa lihtsalt nagu midagi tuli suust välja. Samas, kui keegi teine rääkis sinuga, siis sa olid nagu pati sees, mitte midagi kuulnud. Ja sa olidki täis pimeduses. Nagu ma ütlesin, siis ma liikusingi ringi nagu elus surnu. Keha liikus, mitte midagi muud ei toimunud. Ja muidugi tänu sellele põlvevigastusele, siis ma praktiliselt ei liikunudki. Ja ainus asi, mis mul seal oli see, et see keha võiks lõpuks otsad anda. Et siis on nagu kõik. Ja ma olin sellises seisundis üle poole aasta. Kus mitte midagi ei olnud. See oli nagu täis pimedus. Ja sealt siis oligi, ma mäletan seda päeva ülihästi, kus ma siis nagu nii palju suutsin siis kuskilt mingi asja endast välja võtta, et ma otsustasin, nii ei saa edasi minna, et ma pean ise kätte võtma selle, et see keha ka nagu otsad annaks. Ja ma läksin, et teha siis seda ja öeldakse, et enne surma näed sa siis, nii? Mis su viis oli, millega sa tahtsid teha seda? Põhimõtteliselt siis rongi alla hüpata. Okay. Et nagu, et vaata, siis on nagu momentaalne on ju, et mingid tabletid, asjad, mis ei ole, vaid see on konkreetne, üks ja valmis. Jah, just. Ja seal siis nagu olles, siis ma nägin tervet oma elufilmi. Kui sa seal raudtee ääres seisid, siis jah? Jah. Mul nagu käis see kõik läbi silme eest, terve kõik see. Ma kogesin samal ajal küll kiirendatud versioonil absoluutselt kõik läbi. Korraks veel, kas see rong nagu juba tuli, et ma mõtlen just see moment, mis sul oli, et sa nägid seda rongi, et said nagu valmis seda otsust tegema, et rong on, et nüüd ma astun selle sammu, et kas oli nagu see moment just, jah? Jah, see oli see moment, kus oligi nagu see, et rong oli juba nagu sa nägid seda, see lähenes täiega ja siis sul käis nagu see ära, et nagu see viimane hetk põhimõtteliselt. Ja siis seal olles nagu nähes seda, siis ma esimest korda elus sain aru, et mul ei ole õrna aimugi, kes ma olen. Et ma olengi elanud kellegi teisena. Seal siis kõike seda mõeldes, et kes ma olen, miks ma siin elus üldse olen, mida ma üldse tahan. Mul tekkisid niisugused küsimused ja samal ajal rong sõitis mu eest mööda, ehk siis ma ei teinud seda. Eluvõimalus kadus. Et ma ei teinud seda, aga see oli esimene kord, kus ma nagu hakkasin mõtlema iseendale. Ja seal seistes ma otsustasin, et ma võtan aasta iseenda jaoks ja selgitan välja, kes olen mina. Nii äge.
ja ma läksin koju ja esimene asi, mis ma siis kodus tegin, võtsin märkmiku ja kirjutasin üles kõik asjad, mida ma tahan ükskord elus ära teha. Soovilist. Jah, sihuke to-do list, mis siis üritasin meelde tuletada kõik, mis on lapsepõlves olnud mingid, et mul oligi mingi ratsutamine ja langevarjuhüpped ja kõik siuksed asjad, onju. Ja ma panin need kõik kirja. Ja sealt hakkasin ma siis igapäevaselt samm sammu järel iseennast tundma õppima. Tehes siis asju, mida ma olen tahtnud teha oma elus. Valides lõpuks ennast. Jah, just, et näiteks ma jõudsin pagari koolitusele läbi selle, mida mul ei olnud õrna aimugi, et ma oleks tahtnud seda teha või et ma armastaks seda teha. Et vanasti ma mõtlesin, ma ei oska küpsetadagi, ma kõrvetan kõik ahjus ära. Ja ma jõudsin pagari koolitusele, mis mulle meeletult meeldis ja sealt ma läksin õppima ka kondiitriks. Ja mul silm särab, et teha näiteks neid torte või siis šokolaadikomme, trühvleid, siis kringleid, et kõik sihuke. Ja samas see areng läks veel, kus ma jõudsin siis samamoodi kogemusnõustaja siis koolituseni, coach'i koolituseni, siis ma olen läbi teinud siis sellest 2019 aasta siis lõpust olen õppinud väga palju erinevaid asju. Ja just sellepärast, et ma õppisin iseennast tundma. Mis mulle meeldib, mis mulle ei meeldi, siis ja samamoodi kõik need siis enesearenguga või vaimse tervisega seotud siis koolitused, kursused, mis ma läbisin. Nendega ma ju siis avastasin iga korraga midagi uut põnevat veel endas. Oi, tead, mulle meeldib seda teha. See mulle ei meeldi, et seda ma ei taha teha, et selle annan kellelegi teisele. Aga et ma olen see coach, nii lahe, nii võimas. Et kõik siuksed asjad. Et see on nii võimas, kuidas sa nagu järjest avastad ennast ja mida sügavamale ma endaga läksin, seda rohkem ma hakkasin ka nägema teiste inimeste puhul seda, mis valu nemad on läbi teinud. Miks nad on täna sellised, nagu nad on. Et kus mul siis tuli see, et näiteks, et ma ei süüdista oma vanemaid. Sest ma mõistangi seda, et neil olid omad kogemused. Nemad toimisid oma siis elukogemuste, teadmiste, oskuste pealt sellel hetkel. Ja andestamine. Andestada siis kõigile teistele on tavaliselt kuidagi kergem kui iseendale. Aga andestamine on väga suur osa sellest. Sest kui sa oled tõsiselt võimeline andestama, siis sa oled valmis lahti laskma ja ära tervendama enda sees siis kõike seda, mis sinna kirstu on kogutud. Ja see on vajalik, et tõesti see on vajalik, sest mida rohkem sa sellega tegeled, seda rohkem sa õpid iseennast tundma, elama rohkem iseendana, tõelise minana. Ja nii. Ja lase lõpuni, ma toon andestamisest natuke tahaks rääkida veel. Aga... Ja mis ma nagu kõige rohkem kogus sellest asjast olen näiteks õppinud veel, on need uskumused, mis meil on. Kui palju uskumused mõjutavad tegelikult meie elu. Selle juures on nii haige on see, et mismoodi meie uskumused mõjutavad meie elu. Mulle jõuab nagu järjest rohkem see kohal. Vaata, kogu aeg räägitakse, uskumused loovad sinu reaalsuse, uskumused loovad sinu reaalsuse. Ja kuidas see tegelikult toimub, on see, et
kui sina võtad mingi mõtte pähe, siis su alateadvus tahab sulle tõestada sinu mõtet mis iganel viisil. Ongi see, alateadvus tahab sulle tõestada, et see, mida sa räägid, mille kohta oleks tõde, sest sa ju ütled seda. Ja siis ta paneb sind käituma, tegutsema, loob sind olukordi, mis kinnitaks sulle, et see, mida sa räägid, oleks tõde. See on nagu, see ongi see, kuidas me loome seda reaalsust. Alateadvus tahab sulle tõestada seda, mida sa räägid. jah, see on üks See- viis, kuidas seda Ja, seletada, jah. see on nagu jõuab järjest kohale rohkem, et noh, muidugi see, ütleme, see külgendamisseadus ja kogu see teema on ju ka see, et ma ise alateadlikult hakkan käituma, tegema midagi, et tõestada seda, mida ma räägin. Ma võin väga hea selle välja tuua, siis ongi, et mul tuligi siis põhiuskumused, mis meie ees on, tekivad siis lapsepõlvest ehk siis läbi hingehaavade. Saame me need põhiuskumused, ma ei ole piisav, ma ei ole väärtuslik, mul ei ole õigust elada ja kõik siuksed uskumused tulevad tegelikult lapsepõlvest, mis siis järjest võimenduvad siis erinevate kogemustega, mis me siis elu jooksul saame. Kuigi need kogemused me ju tõmbame oma ellu tänu nendele uskumustele. Ja just sellepärast, et su alateadvus paneb sind käituma selliselt, et sa tõmbaks need kogemused ligi. Vaat see ongi see, et alateadvus mängib seda rolli seal, et näiteks kui ma usun, et ma ei ole piisav, siis see paneb mind käituma sellisel kujul, et inimene kasutaks mind ära. Jah, et just ja samas ma tõmban ka ligi just neid inimesi, Jah. kes siis annavadki mulle seda kogemust, et Just. sa ei ole piisav. Tegelikult kõik need olukorrad ja need inimesed tulevad meie ellu, et meile panna siis õbekandikul ette, kas sa näed, et sul on see uskumus, palun tegele sellega. Et, ja seda tõesti nagu tänaseks ma näen seda, aga kui ma võtan nagu siit 5 aastat tagasi, see oleks minu jaoks olnud nagu umbluu. See ei ole võimalik niimoodi, et see täiesti null. Tänasel päeval me olemegi nagu nii-öelda siis nagu antenn ja antenni siis see signaal, mida ta välja annab, tuleb meie seest. Ehk siis ongi need uskumused, mis meie sees on, nende pealt. Ja sellega me tõmbame siis oma ellu, kas siis neid vahvaid õppetunde, mis siis tulevad näitama, et kuule, sul on selline uskumus või siis võimsaid elamusi, mis siis nagu annavad meile seda õnnetunnet, rõõmutunnet, seda sihukest naudingut elus. Ma olen ise hakanud mõtlema isegi sellisel kujul, kuna see välismaailm, see läheb natuke sügavale, see kvantväli, seal on ju kõik võimalikud võimalused olemas, on ju. Ja nüüd minu sees vastavalt, mis kood mul ongi see ribakood, mis meil on poes. Et see, mis on minu sees, selle ribakoodiga toote ma saangi, nagu selle kogemuse ma saangi. Et see ongi see, kuidas need 2 asja kattuvad ja siis ma saangi seda, mida ma siin sees nagu tunnen. Aga see andestamise juures, ma näen, andestamine on kõige olulisem asi, et astu oma elus järgmisele tasemele. Sest et niikaua, kui sa kannad seda kotti kaasas, sa ei saagi minna edasi, sest et see hoiab sind kinni, sa pead sellest lihtsalt lahti laskma. On ka tehtud teste inimestel, kus nende füüsiline sooritus paraneb peale seda, kui nad teevad andestamise rituaali. Näitab, et keha läheb isegi kergemaks nagu füüsiliselt kuidagi see. Ma võin tuua selle andestamise osas nagu näite või nagu siukse, et kuidas hästi on hea seletada seda. Suhetes, ütleme, lähete lahku kaaslasega ja seal toimus kas petmine või mingid siuksed olukorrad. Ja üldjuhul sellest inimesest ülesaamine võtab väga kaua aega. Miks? Sest me jääme kinni sellesse pettumusse, sellesse vihasse. Me ei ole võimelised nagu, või ohvri roll tekib ka sealt, on ju, ja meil on väga raske andestada sellele inimesele. Ja sellega seoses jah, et miks me nagu hoiame või üritame nagu unustada mingit inimest, aga me ei suuda nagu seda inimest unustada. Sest ongi, et me ei ole andestanud seda
Me kanname endas seda valu, viha, pettumust ja ketrame seda siis oma mõtetes ja enda sees kogu aeg ülesse ja ülesse ja ülesse. just. Mul on selle kohta hästi lahe lugu ka. Kaks munka käivad mööda mudast teed, mingisugune 2 meetri laiune tee on, käivad mööda mudast teed ja siis on ilusas valges pikas kleidis neiu tee ääres, kes tahab üle tee minna, ei saa. Üks munk võtab ta rahulikult sülle, tassib teisele poole, paneb maha, jalutavad edasi, vaikus täiesti. Ja 2 tunni pärast teine munk, kuule vennas, see, mis sa seal tegid, see käib meie tavadega nii vastuollu, et me ei saa kanda seda nagu neiut süles, see on meie tavadega vastuolu. Siis see esimene munk ütles, mina kandsin neiut 2 tundi tagasi, sina kannad neiut siiamaani. Et see ongi täpselt see, lasen lahti sellest, mis oli. Sest minu puhul oligi ju see, et ma ju kogusin kõik endasse. See kirst, mis ma nagu lõin, ma tassisin seda kõike kaasas. Ja sellest hetkest hakkasid asjad minu elus nagu päriselt liikuma, kus ma olen tänaseks nagu reaalselt, ma säran, mitte see, et ma lihtsalt teesklen, et kõik on hästi, vaid sa näed seda läbi silmade, kus mul on tõesti see sära, see rõõm, see nagu õnnetunne, et seda annab nagu tunda lausa. Tekkiski sellest, kui ma hakkasin seda kirstu siis sealt järjest ükshaaval neid asju nagu lahti võtma, andestama ja andestama siis olukordadele, inimestele kui ka siis endale. Sest näiteks ma toon äkki selle andestamisega seotud, ma võingi tuua, kus minul siis koolikiusamisega seotud see asi lahenema hakkas. Oli see, et ma olin väljas jalutamas ja kuna ma elasin lähedal koolile, siis ma üldjuhul kõndisin sealt mööda ja üks siis hilise õhtu ma jäin sinna koolimaja ette seisma. Ma seisin seal ja kõva häälega andestasin siis koolimajale endale, siis kõikidele õpetajatele, kõikidele siis töötajatele koolimajas, kõikidele siis klassikaaslastele, kõikidele koolikaaslastele ja siis samamoodi siis oma vanematele ja lõpuks iseendale. Ma seisin seal ja ütlesin seda ja seal peale seda, kui ma nagu reaalselt selle läbi tundsin, selle andestuse, tundsin, kuidas mul nagu terve kalju lihtsalt selja taga maha kukkus. Mul põhimõtteliselt nagu tõusid jalad lausa õhku, et nagu nii kerge hakkas. See ongi see koorem, see on see, ta on täiesti koorem seljas. See on kõige hullem ja mida me teeme, teise elu me ei mõjuta absoluutselt sellega, kui me kanname kellegi vastu viha või midagi, see ongi nii haige. Me mõtleme, et ma vihkan teda, ma teen talle seda, et ma teda vihkan. Tegelikult me võtame ise selle suure kivikoti selga, teine elab oma elu jumala rahulikult ja teeme ainult iseendale haige. See ongi selle asja juures kõige nagu... Tegelikult on see, et andestamine ei ole mitte kellegi teise jaoks, vaid on ainult sinu enda jaoks. Just. Ja sa võid ju andestada inimesele enda sees. Sa ei pea talle minema ütlema seda, et ma olen andestanud. Oluline on see, et sa andestad enda sees. Ja lisaks veel on oluline selliste asjade juures, et sa andestad ka ise endale, et sa üldse nagu sellesse olukorda sattusid, panid ja kõik selline. Et see on ka hästi oluline osa, mida inimesed unustavad teha. Kas sa, kui sa seda andestamist tegid, kas sa tegid seda ka väikse Marisena või võtsid ainult nagu praegu? Ma tegin selle nagu sellel hetkel, kui ma seda tegin, siis mul olid kõik, mul ei olnud ainult väike Maris, vaid mul oli nagu väike teismeline ja täiskasvanud ja kõik nagu korraga tuli see kõik sealt. Okei, siis tavaliselt on see, et me siin vaata teadliku inimese on täiskasvanud, me saame nagu andestada, aga kui me ei lähe nagu süviti, et näed, ka väike Armin, väike Maris andestab, võt siis jääbki see pinnapealseks ja tegelikult seda süvahaava ei saa lahustatud. Et siin oligi, et ma tegingi nagu selle läbi siis see sisemine laps on ja, või see väike laps siis on ja, et see aga hästi tihti unustatakse, et teismeline vajab ka.
Et keskendatakse nagu täiskasvanud minule ja siis lapse omale, aga teismeline on veel kõige siuksem ju, kus tegelikult on väga Emotsioonid palju käivad asju. niimoodi. Jah, just. Et, äh, et teismeline ka, jah. Okei, vaatan, meil ongi 45 minutit juba läinud, see on ulme. Ma arvasin kohe, et siit tuleb täna äge vestlus ja ma usun, et kes iganes siit väärtust saab, pange like, südameid, jagage oma mõtteid, kui midagi puudutab, sest juba see, et sa siin like'id ja kommenteerid, see aitab seda ka siin inspiraatorite grupis üles tõsta. Ja kui see on ka väljaspool grupis, jaga seda, sest ma usun, et sest mina ise näen, et see loob maailma palju rohkem, see, mis me täna siin oleme välja toonud kõik. Sest et meil on nii palju inimesi, kes on depressioonis ja kes on kuskil ennast ära unustanud, et kuidas sellest kõigest nagu läbi tulla, mida teha, kuidas ennast esile tõsta, see on väga avav vestlus olnud. Et nagu minu siiras tänu selle eest. Aga mis sind täna motiveerib ja särama paneb, mis on see, mis täna nagu Mis mind särama paneb? täna, jah? See on hea küsimus, ma ei olegi niimoodi mõelnud, et mis see nagu üks võiks olla, sest minu jaoks on väga palju asju tänaseks. Kindlasti see, et mu oma elu, et või ongi see, et see elu on kingitus. See juba paneb nagu sellist sära. Mis mõtlesingi, see tahab nagu mingi üleüldises mõttes vaata kokku ka võtta midagi, et ei pea olema üks spetsiifiline asi, vaid mis see üleüldine mõte on, see juba võttis ära. Mu oma elu panebki mind särama, sest ma elan oma unistust elu, on ju. Ja just. Nii, ja mis on siis see, millega sa tegelikult nüüd tagasi kingid inimestele oma seda kogemust, mida sa oled ise siit nüüd võtnud endaga kaasa, sest käies läbi sellise raja, on ju, sul on väga palju inimestele tagasi anda. Et kuidas sa siis ühiskonna heaolusse panustad? Ma siis olengi enesearmastuse ja õnneliku coach, samamoodi kogemusnõustaja, kes siis annab sellega kõiki neid siukseid teadmisi ja võtteid, kuidas siis nendest olukordadest tulla siis paremini ja kiiremini välja läbi siis toe. Ja samamoodi on kursused, mis ma olen loonud, pannud kokku inimestele, et inimesed saaksid selle protsessi ja kõik selle, kus mina siis minul võttis see mingi 20 aastat, on ju, erinevaid asju ja siis täielikku põhja jõudmist, enne kui ma õppisin, et saab ka teistmoodi. Et selle ma siis olen loonud need asjad nagu võtnud kompaktsemaks ja kergesti arusaadavamaks. Et konkreetsed tehnikad, praktikad, mis aitavad sul nagu jõuda selleni kõigeni nagu kiiremini. Et sellega annan ma siis ühiskonnale tagasi ja ilmselgelt see on mõjutatud siis kogu sellest minu loost, sellest kõikidest kogemustest ja ka elamustest. Et see on tõesti inspireeriv. Ja kellele see suunatud on, et kes on sinu sihtrühm või kes on sinu ideaalne klient, ütleme nii. Ma ei tahaks ta kliendiks nimetada üldse, aga kes on sinu, kellega sa tahaks nagu, kellele su teenus mõeldud on? Kuna see teema on väga paljudel inimestel, siis on keeruline tuua välja nagu mingit ühte konkreetset, aga kõik need inimesed, kes vajavad tegelikult seda muutust oma elus, tunnevad ära, et neil on vaja muutust ja nad on valmis seda sammu astuma. Et see on nagu, ma arvan, kõige parem, kuidas ma saan selle kokku võtta. Mul endal tuleb veel see taju, kui sinu nagu kogemuse põhjalt midagi võtta, siis ongi inimesed, kes tunnevad, et nad on enda hinge maha müünud ja otsivad nüüd ennast. Just. Et nad on kaotanud ennast, et kes olen mina tegelikult ja mida ma elult tahan, et see on see koht. Kes elab kameelionina. Just, no vot ongi, see on väga hea, et kui sa selle kirjelduse võtad, et sobituda igal pool seltskonnas just teiste nagu meele järgi, aga unustades ennast ära. Ja kui inimene teeb sinuga koostööd, ütleme, käib kursel, mida ta saab, et mida sa saavutada aitad, kuhu sa aitad inimesel jõuda, mis on see lõpptulemus? Lõpptulemus on ikkagi see, et inimene siis õpikski
elama tõelise endana ehk siis see ilma nende siis maskideta ja selle kameeleoni efektita ja õnneliku eluni, kus tõesti on see, et sa naudid, sa ärkad üles hommikul rõõmutundega, sul on see sära sees, sa naudid kõike, mida sa teed. Sa siis valgustad ka teistele seda, et inimesed tunnevad su seda sära lausa kaugele. Et sinna jõuame siis läbi selle kõige. Mulle meeldib see ütlus, et ole nagu küünal, sest küünal suudab süüdata 1000 teist küünalt kaotamata grammigi enda särast. Et sa õpetad siis inimesi olema küünlad, kes säravad ja valgustavad teisi küünlaid. See on väga hea see, kuidas seletada seda. Jah, tõsi. Mul on see nii-öelda, see on minu kingitus, kuidas leida mingi sellise mõnus seos, mis inimesele jõuab nagu popsti kohale. Ja mis on sinu suur visioon sinu oma panusega siin maailmas? Minu kõige suurem visioon on see, et jõuda sinna, kus kõik inimesed elavad tõelise endana ja elavad tõesti oma seda unistuste elu, kus siis, mis ongi reaalsus. Et see õnneliku elu. See on minu visioon. Väga äge. Kust inimesed sinu tegemisi jälgida saavad ja sind leida võivad? Mul on oma koduleht Kogemus ja elamus OÜ või nagu .ee siis ja ka see Instagram on olemas, et Kogemus ja elamus. Et need on nii. Ja ma tean, et pärast leiate kommentaaridest, kui me läbi saab, et siis viskas oma lingid kommentaari ka ilusti, siis inimesed saavad kohe sind sealt kätte, leiavad sind üles. Seal, nii. Jah, lõpeta, siis ma võtan järgmise, sest ma tahaks lõppu minna. Me võime lõppu minna. Jah, okei, siis sa hakkasid midagi veel ütlema, siis on sul mingi lõppsõna ka siin vaatajatele, kes on sellel teel kuskil mingis punktis, kus nad on ennast kaotanud ja otsivad väljapääsu või mis iganes, et mis su sõnum nagu on inimestele täna? Kõik on päriselt võimalik. Et sealt on võimalik astuda välja. Et tule tee see julge esimene samm ja jõuame koos siis selle tõelise sinuni. See on nagu, ma arvan, siuke kõige parem. Julge valida see esimene samm, et sa saaksid särada küünlana ja süüdata 1000 teist küünalt. Igatahes suur aitäh sulle, ma arvan, et see oli täna väga-väga äge. Mul on praegu nii kahju, et see on ainult siin Facebook grupis, ma tahaks seda jagada väljaspoole kohe täiesti, eks peab ootama, kuni see tuleb mujal välja, siis saab jagada, sest et see on tõesti väga silmi avav ja ma usun, et see loob maailma päris palju väärtust. Suur aitäh sulle, Maris, et sa valisid selle sammu, et tulla jagada oma kogemust siin, oma teekonda meiega. Ja mulle alati meeldib küsida, mis nüüd veel kõik võimalik on. Absoluutselt kõik. Ja, me ei peagi vastama, see on nagu lahtine küsimus universumile, et mis nüüd veel kõik võimalik on, lihtsalt näita meile. Aga aitäh kõigile, kes kuulevad, vaatavad ja siis näeme taas järgmine kord. Tšau, tšau.